Tervist! Mina olen Kairit Sirts, töötan Tartu Ülikoolis keeletehnoloogia kaasprofessorina ja olen ka Eesti tehisintellekti tippkeskuse üks rühmajuhtidest. Ja räägin eesti keelest suurtes keelemudelitest ja miks mina sellest räägin, on see, et juba aasta aega meil on käsil minu juhtimisel üks projekt, mis on Eesti keeletehnoloogia programmist rahastatud ja mille eesmärk on siis selliseid avatud suuri keelemudeleid eesti keeles paremaks teha. Aga ma tahaksin alustada tegelikult ühest ajajoonest, et kuidas see eesti keel suurtesse keelemudelitesse on sattunud üleüldse. Ja see ajajoon algab aastast 2018, kust siis ilmusid sellised esimesed keelemudelid, mis ei olnud küll suured väga, aga ütleme selliste praeguste suurte keelemudelite eellased. Tulid OpenAI esimesed versioonid GPT, GPT-2 ja lisaks siis ka selline mudel, mida osad teist võib-olla on kuulnud, BERT. Et need on oma olemuselt, nad olid väga sarnased mudelid, nad lihtsalt tegid natukene erinevat asja, et kui GPT mudel on olnud algusest peale selline, mis on mõeldud teksti genereerimiseks, siis see BERT mudel oli mõeldud rohkem sellise teksti representatsiooni kodeerimiseks, et sinna otse siis saab ehitada mingisuguseid kategoriseerijaid, klassifitseerijaid ja midagi taolist. Ja 2018, kui need mudelid tulid, nad olid loomulikult ainult ingliskeelsed. See muidugi kauaks nii ei jäänud, et juba 2019-2020 hakkasid siis tulema mitmekeelsed mudelid, rohkem küll siis töötati nende BERT-mudelitega, et need MBERT ja XLM Roberta, need siis sisaldasid seal 100 keelt juba, muuhulgas ka eesti keelt Wikipedia baasil, aga lisaks hakati siis ka juba treenima keelespetsiifilisi mudeleid ja 2020 me ka tegelikult siis Tartu Ülikoolis treenisime eesti keele spetsiifilise BERT-mudeli, mis töötas tol hetkel paremini kui need mitmekeelsed mudelid. Huvitavamaks läheb aastal 2020, tuli kevadel GPT-3, mis oli siis esimene selline tõesti nagu suur mudel, lausa nii suur ja nii hea, et juhtus selline asi, mida varem ei olnud juhtunud. OpenAI ütles, et see on nii hea ja nii ohtlik, et seda ei tohi avalikkusele kättesaadavaks anda üldse ja see jäigi nagu esimeseks suletud mudeliks, mitte nagu ärisaladuse eesmärgil, vaid sellepärast, et see selgitus vähemalt oli selline, et kui see nagu valedesse kätesse satub, siis see võib olla väga ohtlik. Aga see mudel oli ka siis tol hetkel peamiselt inglisekeelne, et võib-olla ta natukene mingisugust inglise keelt või prantsuse keelt oskas, aga see otseselt ei olnud nagu eesmärk tol hetkel. Ja siis oli pikka aega vaikus, kus nagu üht koma teist ikka toimus, aga ütleme, võib-olla mingist suurt uudiste künnist ei ületanud, kuni siis 2022 me kõik teame, mis juhtus, et tuli ChatGPT, mis oli siis nagu selline läbimurre, et esimene selline suur, väga võimekas keelemudel, mis ei nõudnud enam ka sellist väga kõrget tehnilist tausta, et seda kasutada, samuti mitmekeelne tugi, sealhulgas ka eesti keel. Ja 2023 siis tuli kohe algus GPT-4, veel parem eesti keel, aga mis meid võib-olla ka huvitas oli, et 2023 suvel avaldati siis selline mudelite perekond nagu Llama 2, mille arendajateks olid Meta. See oli tol hetkel selline parim avatud kaaludega mudel, paraku ainult inglisekeelne. Ja see projekt, mida ma alguses mainisin, et see siis ka natukene tõukus sellest, et mõte oli selles, et selle mudeli kaalud on meile kättesaadavad, et mis seal siis ikka, õpetame talle eesti keelt ka. Aga siis 2024 suvel, meie projekt ei olnud veel alanud, tuli Llama 3 mudeli perekond, mis tol hetkel oli jälle nagu avatud mudelitest kõige parem. See oli tol hetkel siis juba ka mitmekeelne ja sisaldas ka eesti keelt mingil tasemel. Ja meie projekt siis kohe profileerus ümber, et me ei pea nullist midagi õpetama, aga äkki saame paremaks teha. Mida ma tahan selle ajajoonega öelda, on see, et see eesti keel ei ole nendesse suurtesse keelemudelitesse kohe algselt nagu niisama nagu sattunud, vaid et see on nagu sinna aja jooksul nagu tekkinud ja ta ei ole kindlasti ka praegu sama heal tasemel kui inglise keel ja ta tõenäoliselt ei jõua ka sama heale tasemele juba lihtsalt kas või sellepärast, et inglisekeelseid andmeid on maailmas lihtsalt niivõrd palju rohkem ja eestikeelseid andmeid on suhteliselt vähe. Sellest nüüd tõukuvana ma tahaksin
püstitada võib-olla 2 küsimust, mida ma püüan selles ettekandes natukene adresseerida. Et seda, et miks eesti keel võiks keelemudelites üldse sees olla või miks keelemudelid võiksid eesti keelt osata, et ma arvan, et seda ei pea küsima, et see on meile kõigile intuitiivselt kuidagi selge. Aga võib-olla võiks küsida, et kui hea on see eesti keele tase erinevates keelemudelites ja sellele siis järgneb kohe tehniline küsimus, et kuidas me siis seda hindame. Ja teine küsimus on võib-olla see, et kas meie eestlastena siis peaksime üldse midagi tegema eesti keele taseme parandamiseks nendes keeldemudelites või me lihtsalt oodata, et asjad juhtuvad. Ja ma alustaksin sellest keelemudelite hindamisest, et laias laastus me võime öelda, et on 4 sellist hindamise meetodit, mida üldiselt kasutatakse. Ma väga lühidalt neid kõiki teile tutvustan. Esimene neist on selline, mida te olete kõik ise ka kasutanud tõenäoliselt. See on lihtsalt mulje. Kasutan, vaatan, kuidas tundub. Kas on hea, kas on halb, kas teeb seda, mida ma tahan, ei tee. Ja kui näiteks hiljuti tuli välja GPT-5, siis inimesed, kes olid harjunud kasutama GPT-4, tõenäoliselt mingisugune selline subjektiivne vibe check kohe toimus, et kuidas siis on, et kas see GPT-5 nüüd läks paremaks või läks halvemaks või kuidas on. See on täiesti adekvaatne meetod, kuigi ilmselgelt mitte väga süstemaatiline. Ja selles ka me ei saa selle pärast piirduda. Ja teine meetod, mida üleüldse ütleme sellistes tehisintellekti valdkonnas või masinõppes väga palju kasutatakse, võib seda nimetada automaatseks testimiseks, et on olemas erinevad sellised loodud testandmestikud, mis on mõeldud erinevate selliste ülesannete või oskuste hindamiseks ja küllaltki oluline on ka see, et neid tulemusi saaks automaatselt hinnata või kokku skoorida, et neid oleks lihtne ja kiire kasutada. Ja ma tahaksin teile tuua ühe näite. Nii, ma ei tea, kui hästi te seda seal näete, aga see on näide ühest sellisest andmestikust, mis püüab hinnata sellist tavamõistuslikku järeldamist, et mitte mingit sellist järeldamist, mis vajaks erilisi teadmisi mingist valdkonnast, vaid selline tavajäreldamine. Ja see ülesanne on selline, et tuleb valida siis lünka sobiv sõna, igal ülesandel on 2 vastust. Et kuna pesumasin oli katki, viis Heiki Peetri riided pesumajja, sest üks neist 2, Heiki või Peeter, pidi sel päeval tööl viibima. Et nüüd te võite ise mõelda, et kes siis on see, kes pidi sel päeval tööl viibima. Ju ta Peeter oli, eks. Ja üks mudel on siin ka vastanud, valik 2 Peeter, vastab täiesti õigesti ja kui me seda automaatselt hindaksime, ütlesime väga hea, õige vastus. Aga tänapäeval need mudelid, nad kipuvad ka selgitusi andma, et mis pärast nemad nii mõtlesid. Ja on see mudeli andnud siis selgitused. Põhjus, lauses öeldakse, et Peeter viis riided pesumajja, seega on loogiline, et Peeter pidi sel päeval tööl viibima. Et selle peale tekib mõte, et võib-olla see õige vastus nüüd päris õige ikkagi ei olnud. Et see võib-olla illustreerib seda, et kui meil on selliseid testandmestikke erinevatest valdkondadest ja me saame neid lihtsalt ja kiiresti kasutada, siis me saame mingi indikatsiooni, kuidas meil mudelid töötavad, aga sellise automaatse hindamisega nüansid ilmselt jäävad puudu. See on siis nende automaatse testimise sellised eelised ja puudused. Nüüd 3. variant, seda võiks nimetada siis nagu rahvahinnanguks, et küsime siis rahvalt, et kuidas on. Selle selline kõige tuntum näide, võib-olla olete kuulnud, on chatbot Arena. Chatbot Arena on üks selline veebilehekülg, teda kutsutakse chatbot Arenaks, aga selle veebilehe nimi on LM Arena, et põhimõtteliselt tähendab sama asja. Mismoodi see töötab, on see, et seal on siis võimalik inimesel sisestada oma mingisugune küsimus või ülesanne ja selle veebilehe taga on väga palju erinevaid mudeleid. Me valitakse siis juhuslikult 2 mudelit. Need mõlemad mudelid vastavad ja siis inimene võrdleb neid vastuseid ja ütleb, et kumb on parem. Ja pärast seda, kui ta on selle valiku teinud,
siis talle näidatakse, et mis mudelid seal all olid. Et siis sel hetkel, kui ta valikut teeb, et ta ei tea veel, et need on nagu pime test tema jaoks. Ja kui selliseid valikuid on palju tehtud, siis saab selle põhjalt koostada ka edetabeli. Et see edetabel on siin ekraanikuva nüüd sellest Elle-Marina lehelt. Siit on näha, et neid võrdlusi on seal kokku üle 4 miljardi olnud, miljoni, vabandust, ja kokku neid mudeleid, mis seal taga on, üle 200. Et tegelikult erinevaid keelemudeleid on väga-väga palju. Mida me siit näeme, on see, et Google Gemini mudel on esimesel kohal, jagab seda esimest kohta koos ühe Anthropicu Claude mudeliga, ja siis tuleb riburadamisi järgi mingi hunnik OpenAI mudeleid. See annab väga hea indikatsiooni tegelikult selle kohta, et sealt saab vaadata, et mis mudelid siis nagu üleüldiselt nagu head on, aga kuigi seal ei ole otseselt nagu piirangut, et mis keeles seal neid küsimusi võib sisestada, siis me võime eeldada, et enamus küsimusi seal on sisestatud inglise keeles ja ilmselt ka see edetabel käib siis kõige rohkem inglise keele kohta. Ja eesti keele kohta me sealt nagu väga palju teada ei saa. Selleks, et me saaks eesti keele kohta paremini teada, siis me tegime ka Chatbot Arena eesti keele jaoks. Et panime talle nimeks tehisaru parameeter, et kui te ei ole seda seal veel käinud, siis soovitan minna. Hoiatan, et kahjuks see mobiilivaade ei ole väga hea, et soovitan seda teha arvutis, brauseris. Et ta baseerub ühel sellisel vabavaralisel veebilahendusel ja meie hulgas ei ole kahjuks veebiarendajaid. Aga ta näeb välja selline, et samamoodi on siin siis selline tekstikast, et kuhu saab oma küsimuse sisestada ja siis valitakse sealt tagant 2 juhuslikku mudelit, mis on siis mudel A või mudel B, mis siis vastavad sellele küsimusele. Ja ma panin selle sama ülesande, mis on natukene selline kunstlik testi ülesanne, aga panin ta siia sisse ja 2 mudelit on vastanud ja mõlemad vastavad täiesti õigesti, et valik 2 Peeter. Aga mudel A ütleb, et selgituseks, et lause kontekstist lähtudes on loogiline, et Peeter pidi sel päeval tööl viibima ja seetõttu viis Heiki tema riided pesumajja. Kui Heiki ise oleks pidanud tööl olema, poleks tal olnud võimalik Peetri riideid pesumajja viia. Tundub loogiline, eks? Nüüd mudel B ütleb põhjus. Lauses öeldakse, et Peeter viis riided pesumajja. Seega on loogiline, et Peeter pidi tööl viibima. Heiki on lihtsalt tegevuse sooritanud isik. Ehk siis nende põhjuste alusel on nüüd võimalik meil tegelikult otsustada, et kumb vastus on parem. Ja teen valiku, A on parem ja selle peale siis näidatakse, et mis mudel selle all on, et selle parema vastuse on andnud siis üks Anthropicu Claude mudeli variant ja selle kehvema vastuse on andnud siis Google'i üks vabavaraline mudel Gemma. Ja meie samamoodi saame siis nende võrdluste põhjal teha edetabeli, et see 15. septembri seisuga on meil siin olnud üle 12 000 võrdluse juba maikuust alates, et see 50 000 näitab siin seda, mis see meie ambitsioon on. Ma ei tea, kui realistlik see on, aga ambitsioon peab olema, eks. Ja meil on siin neid mudeleid palju vähem, taga on 48, mida on siiski päris palju. Ja mida me siit näeme, on ikkagi seesama Google Gemini mudel on ka siin esimesel kohal ja siis järgnevad mingisugused, on samal sisuliselt teist kohta jagab terve hulk mingisuguseid muid mudeleid. Millele ma siin tähelepanu pööraks on see, et kogu selle edetabeli esiotsa on vallutanud siis sellised suletud mudelid, mis on kommertslitsentsiga või mille parameetrid meie kätte ei saa, et selleks peab kasutama kas mingit API liidest või kuskilt veebiliidesest. Et meid selliste avatud keelemudeli arendajatena nagu huvitavad rohkem võib-olla sellised avatud litsentsiga mudelid ja siis me tegime siia väikse filtri, et saaks ka ainult neid avalikke mudeleid vaadata. Ja siit me näeme, et seda esimest kohta siis jagab terve rida mingisuguseid mudeleid ja mis on erineva suurusega küll. Ja selleks, et sellest võib-olla natukene paremat ülevaadet saada, tegin niisuguse graafiku, kus siis XTL on see mudeli suurus parameetrites, miljardites parameetrites
ja Y-teljel siis see skoor, mida see areena sinna taha arvutab. Ja väga selget trendi võib-olla ei ole, et kui ma selle trendi joone siit läbi paneks, siis ta oleks üsna paralleelne X-teljega, aga siin otsas tegelikult mingisugust trendi võib-olla jälgida, et suuremad mudelid võib-olla natukene paremad on. Aga millele ma tahaks võib-olla tähelepanu pöörata, et tegelikult on siin hulgas ka selline mudel nagu Llama SLLM prototype, mis on siis meie projekti selline esmane prototüübikene, mis katsetus, ütleme nii, mis on siis treenitud sellest Llama 8 miljardilisest mudelist. Ja nagu me näeme, et ta on selles areena võrdluses, on see meie poolt edasi treenitud variant on oluliselt kõrgemal kohal kui see, millest ta on treenitud. Ehk siis sel viisil saab nagu ka mudeleid hinnata. Ja nüüd viimane selline hindamise meetod, millest ma küll väga pikalt ei tahaks rääkida, vaid tahan ta lihtsalt ära mainida, et seda tänapäeval väga palju kasutatakse, on selline mudelite omavaheline hindamine, kus siis üks LLM hindab teise LLM-i vastuseid, et seda nimetatakse siis LLM as a judge, et seda saab kasutada selliste ülesannete puhul, kus see vastus ei ole väga kergesti masinskooritav, et on mingisugune pikk tekst või pikk jutt või mida muidu üldiselt nagu peaks inimene lugema ja hindama, aga kuna inimeste hinnangud on väga ajamahukad ja kallid, siis on leitud, et on võimalik ka, et paneme teise LLM-i, siis nagu vaatame, kui hea see vastus on, et saab siis küsida näiteks mingil, 5 punkti Likkerti skaalal erinevate aspektide kohta näiteks. Ja nüüd ma tegelikult jõuangi võib-olla selle tausta pealt võib-olla jõuangi siis sellise küsimuse, et miks me peaksime ise keelemudelite arendamisega tegelema. Ja nüüd see esimene põhjus, mis ma siit välja tahaks tuua, natukene haakub sellega, mida juba eelmises ettekandes käsitleti, ja need on andmed. Et ma arvan, et meil siin lokaalselt on potentsiaalne võimalus kaasata rohkem andmeid lihtsamini ja kiiremini, et kui näiteks rääkida mingisugustest autoriõigusega kaitstud andmete kaasamisest, siis on võib-olla kergem saavutada mingi ühiskondlik kokkulepe selles osas, et autoriõigusega kaitstud andmeid kasutada nagu siin Eesti teadlaste poolt sellise ühiskondliku hüve loomiseks versus, et need tuleks ära anda mingisugusele suurele tehnoloogiaettevõttele kuskil USA-s, kes siis hakkab neid kohe rahaks tegema. Üks ei välista teist, eks ole, aga mulle tundub, et nagu ühel juhul see on nagu kuidagi lihtsam ja kiirem võib-olla. Teine asi on kompetents, et kui me ei tegele, ise reaalselt ei ürita neid keelemudeleid kuidagi treenida või arendada, siis ega me tegelikult ei õpi ära ka, kuidas seda teha, et me ei saa teada, et mis tehnilised oskused selleks vajalikud on, et see ei tähenda kuidagi seda, et me peaksime hakkama konkureerima mingisuguste tehnoloogiaettevõtetega, aga see on nagu mingisugune common sense, et nagu mingisugust tehnoloogilist baasi nagu tuleks hoida ja arendada. Ja et see on nagu ta võib tunduda nagu selline kõrval eesmärk, aga minu meelest see on väga oluline tegelikult. Ja kolmas aspekt on see, et selleks, et kasutada tundlike või konfidentsiaalsete andmete töötlemiseks, et see praegune arusaam, et me ikkagi saame ainult avatud mudeleid kasutada ja need avatud mudelid ei ole eesti keeles nagu väga-väga head. Aga meie need esmased katsetused näitavad, et neid on võimalik paremaks teha. Ja ega ilmselt nagu keegi teine ei ole nagu huvitatud sellest, et seda teha, et nagu ilmselt me ikka ise peame seda tegema. Nüüd, mida võib-olla ei ole minu meelest mõistlik teha või kuidas sellest mõistlik mõelda, on see, et olen kuulnud, et mingisuguseid mõtteid sellest, et tuleks vaja teha nullist mingisugune Eesti GPT ja see ei ole absoluutselt realistlik, nagu mitte kuskilt otsast. See ei ole realistlik sellepärast, et ühe korraliku keelemudeli treenimiseks on vaja väga palju andmeid. Meil põhimõtteliselt maailmas ei ole nii palju eestikeelseid andmeid olemaski. Et seetõttu see ei ole võimalik ja mida me saame teha, on see, et
Me võtame juba eeltreenitud mudelid ja jätkame sealt. Mida ei ole ka mõistlik teha, on minu meelest see, et nagu ainult jääda lootma sellele, et kui me ainult saaksime need andmed suurtele firmadele anda, siis on elu väga hea. Esiteks on see, et see tõenäoliselt ei ole väga kerge ka saavutada sellist olukorda, kus me nagu saaksime neid andmeid kõiki anda. Ja teiseks on see, et need eestikeelsed andmed nii kaovad nagu sinna kõikide muude andmete mahtu niimoodi ära, et ei ole päris selge, et kui nendele spetsiaalselt nagu tähelepanu ei pööra, et siis see tingimata mudeleid väga palju paremaks teeb eesti keeles. Võib tulla ka selline mõte pähe, et mis seal siis on, et teeme mingeid sünteetilisi või masintõlgitud andmeid juurde, et seda võib põhimõtteliselt lõputult teha, eks. Aga minu meelest ka see ei ole lahendus, sellepärast et siis meil ongi nagu lõpuks mingid mudelid, mis räägivad mingit translation easy, et seda me ilmselt ka ei taha. Ja võib-olla lõpetuseks siis ma väga nagu põgusalt teen väga põgusa ülevaate sellest, et millega siis selle meie projekt, mida me oleme nimetanud STLLM, tegeleb. Et me tegelemegi sellega, et nagu koondada andmeid koostöös Eesti Keele Instituudiga, eeltöödelda neid andmeid selleks, et neid saaks nagu tehniliselt kasutada ja kõik muu selline, siis konkreetselt mudelite treenimine, edasi treenimine, tegelikult mitte nullist treenimine, mida me siis teeme avatud litsentsiga mudelitel, mis hiljem võimaldaks ka kommertskasutust ja teeme seda Soomes Lumi superarvutis ja tegeleme siis ka selle hindamise poolega, et oleks meil neid testandmestikke, mille abil me saame hinnata, et need rahva hinnangud koguneksid ja et me nagu teaksime, et kui me midagi treenime, et kas asjad lähevad paremaks, jäävad samaks või lähevad hoopis halvemaks. Ja sellega ma lõpetaksin, aitäh! Suurepärane. Palun, küsige. Kas me saaks selle graafiku, saaks korra slaidid tagasi need? See, kus oli see prototüüp oli selle võrdlusena, kui saab äkki samad slaidid korra veel ette. Aha, ma ei pea midagi tegema. Võttage. Ja võib-olla slaidi peate valima. Ma küsiks peamiselt seda, et nagu seal oli väga hea, saad sa ettepoole nüüd kerida, või kusagile, ma ei tea, sul näidatakse, see näidataksegi seda, kus pool see oli sul õigesti? See graafik võrdlus Eesti asjadega. Seda tahtsid vist, jah? See on Llama STLM-i prototüüp on 8B instrukti nagu peenhäälestus. Ta ei ole tegelikult instrukti peenhäälestus, ta on 8B baas. 8B baasi ja sellel on meie poolt siis see instruction tuning peale tehtud. Just, okei. Ja nüüd see punkte on ta saanud siis hulga rohkem ja see on siis nagu näide sellest, et kui me võtame mingi baasmudeli ja hakkame seda siis selle eesti keele andmestikega, mis teil on käepärast, saame juba nii palju paremaks eesti keeles, eks ole. Et see on nagu, teil tuleb mingil hetkel tuleb see siis nagu mitte prototüüp, kas sellel on oodata, et tuleb veel paremini? No arvestades, et kui ma päris ausalt ütlen, et siis see, mis meil siin praegu on, see on niisugune tõesti nagu kobamisi esimene katsetus, et seal on mingid ütleme, aspekte, mida me praegu püüame nagu süstemaatiliselt nagu aru saada, et mismoodi võiks paremaks minna, et selles mõttes nagu lootus tõesti on, et võiks veel paremaks. Et see on niisugune esimene koba peale katsetus, ütleme nii. DeepSeek V3 V-häälestus tundub olevat ilgelt kallis, kui ma nagu mõtlen intuitiivselt. Et kas nagu kõik mudelid võiksid minna sama palju paremaks või on see nagu lihtsalt Llama 3.8B on selline väike suhteliselt? Me oleme natukene piiratud sellega, et mida me saame tehniliselt suhteliselt kergesti peene häälestada, sest et kõik mudelid ei ole nii standardse arhitektuuriga, et neid saaks nagu nendesse tehnilistesse raamistikesse sisse lugeda ja treenida, et tegelikult see DeepSeek V3 parameetrite arv on tegelikult palju suurem, et tal on korraga lihtsalt nagu iga selle sõne kasutusel on väiksem arv parameetrid, et siin ma olen nagu seda väiksemat arvu parameetrit, et ta on tegelikult mingi, ma ei tea, 500-600 miljardit, et ta on nagu väga suur mudel tegelikult. Aga baasilt on juba need Llama 4 mudelid on paremad, et mõnes mõttes
et praegu me oleme töötanud Llama 3 mudeliga, aga loogika ütleb, et kui me saaksime, siis kui meil on mingi parem arusaam sellest, mis me teeme, ja siis me läheme Llama 4 mudelite peale üle, et siis võiks asjad paremaks olla, sest et siit paistab näiteks see Llama 4 Maverick on veel kõrgem. Kui oleks üks asi, mida täna andmeõiguste osas õnnestuks ära teha, et sinu töö oleks lihtsam? Olekski võib-olla see, et ma ei tea, kas andmeõigus, ma ise mõtlen sellest, võib-olla see võib olla mingi ühiskondlik kokkulepe. Võtta aga ühiskondlikust kokkuleppest aeg-ajalt räägitakse selleks, et teha ära mingeid asju, mida võib-olla ka ei peaks tegema. Et selles mõttes, et lihtsalt lepime nüüd ühiskonnana kõik koos kokku, et seome endal kõik käed selja taha, et see sõna on lihtsalt selline. Okei, ja seda mina ei tea. Aga ma mõtlen seda, et kui meil on arusaam, et meie siin näiteks, me oleme rahastatud riigi poolt, me ei tee toodet, mida me üritame müüa, vaid me püüame luua avalikku hüve, mis võiks olla kasulik kõigile, et siis kuidagi... Mis litsentsiga see STLLM välja tuleb? Ta tuleb Llama litsentsiga selles mõttes, et Llama litsents on selline, mis on suhteliselt vaba, et ta võimaldab kommertskasutust ka ja tal tuleb mingisugune piirang peale, kui see, ma ei tea, seal kommertskasutus läheb väga, väga suureks. Et ta on see on see ütleme piirang meil, et me ei hakka isegi tegelema mudelitega, millel ei ole võimalikult vaba litsentsi. Ja kelle andmestikku saaks Eestis juurde, siis oleks palju parem? Rahvusraamatukogu kogusid ja meediamajade väljaanded ja... Nii, kas ma inspireerisin täiendavaid küsimusi? Ei õnnestunud. Selge. Aitäh, Kairit!